Rõõm teid kõik näha, et olete tulnud selle ilusa päeva puhul. See on ilus päev, see päev tähistab terve maailm ja annab au Jumalale selle läbi. Kui Jumala rahvas tuleb kokku ja kiidab ja ülistab ja seda meie taiva isa, kellel on nii imelised kätetööd, kui me vaatame looduses. Lihtsalt imetled ja imetled ja imetled. Kui suur meister, kui suur kunstnik, ei saa mitte kellegagi võrrelda, mis ta on teinud. Amen. Ja nii ta on kallikesed ja tänaga me oleme pandud välja siin, toonud seda need rikkad saadused, need ja ploomid ja banaanid ja viinamarjad ja kõik see on nii palju värviline ja palju maitseline ja mis siin ikka need ilusad ja tõesti Jumala ligi olukord täna teile lõikus tänu püha. Olgu see tõesti meile südames, mitte vaadates ainult need füüsilised, need ilusad asjad, mis me näeme, kuidas need on. Keegi on külvanud, keegi on istutanud, keegi on kastnud, aga keegi ka on kasvatanud. Nii Jumala sõna ka ütleb meie kohta tegelikult. Keegi on külvanud, keegi on kastnud ja Jumal on kasvatanud, et me oleme täna siin kõik uuesti sündinud, Jumala lapsed ja me teame, et see on Jumala sõna on kukkunud meie sisse, meie südamesse. Ja mõeldes selle püha peal, kuidagi ma sügavalt nagu läksin, ma natukene tahan jagada enne palvet üks, mis mind täielikult nagu ma võin öelda isegi šokeeris võib-olla, kuidagi ma olen lugenud Biblias seda kirja kohta ja kõik aga eile see kuidagi minule nii kohe äratas või kaineks tegi või kohe, et keskenduda tõsisemalt Jumala peale. Ja ma tahan seda lugeda teile seda kirja kohta ja ma usun, et Jumal täna püha vaimu läbi ka teile midagi võib-olla lisab juurde. Jumal ju ainult head tahab meile, et me võiksime rohkem ja rohkem, eks ole, saada seda täiuslikku Jumala poolt andi, mida ta on andnud meile. Ja püha vaimu läbi seda ta teeb meiega, me ei ole juba küllaltki, oleme juba täiuslikud, eks ole. Me oleme veel teel ju, me oleme veel teel kogudus. Me oleme veel teel ja see nii tähtis, et me seda mõistaksime ja analüüsiksime, kuhu tee peal ma astun, kes mind juhatab, mis see samm, järgmine samm, mis see toob minu jaoks. Ja kui me niimoodi kogu aeg nagu arutleme iseendaga, aga kõige rohkem Jumalaga, kui nii nagu kuningas Taavet on olnud, et vaata, kas ma olen õige teel, ta on palunud Jumala, et katsu läbi minu süda, eks ole. Vot see on Jumala lapse nagu seis või see sisu peab olema, et ta kogu aeg mõtleb, kas ma ikka olen seda õige teel, mida Jumal on minu ette pandud, mis toob õnnistus, mis igavikus jõuame ilusti, kus kohas me kohtume Jeesusega silmi, halleluuja, see on see tee, me oleme teelised, aga kuidas me käime seda teed. Ja nüüd ma loen seda, te juba võib-olla arvasite seda kirja kohta, on Matteuse 13, ma täna jutlustab Vein Telari ja ma usun, et tema ka seda midagi lisab juurde, võib-olla isegi see sama sõna temal, ma ei tea, aga topelt, see on hea asi.
tähendab, me vajame seda, kui teinekord topelt Jumal räägib meile. Ükskord, teinekord kordus, see on väga hea. Ja ma loen teile 13 Matteuse ja 36. Enne Jeesus räägis oma jüngridele tähendamissõna põllulustest. Ja siis, kui ta oli seda kõik seal seletanud põllulustest ja kust need tulevad ja kõik, ja siis jüngrid küsisid tema ja jüngrid astusid tema juurde, see on 36 salm, ning ütlesid, seleta meile tähendamissõna põllulustest. No mulle meeldivad need, kui see on eeskuju meile, me peame käima teinekord Jeesuse lihtsalt peale ja kui me ei saa aru midagi või me ei jõudnud meieni see tõde, mida Jumal on tarmunud, käime peale, seleta mulle, räägi mulle, ma ei saa aru seda, valgusta mind, kui ma ei näe ja see on väga meeldib. See väga meeldib Isale ja Jeesusele ja seleta meile tähendamissõna põllulustes. Ja Jeesus kostis ja ütles, kes head semet külvab, on inimese poeg. See on Jeesus. Põld on maailm. Hea seme on kuningriigi lapsed. Me võime öelda, me täna oleme Jumala kuningriigi lapsed. Amen. Arvame seda, eks ju? Püha vaim kinnitab seda meie vaimule, et me oleme Jumala kuningriigi lapsed, eks? Halleluuja. Halleluuja. Ja lusted aga on tigeda lapsed. Tigeda lapsed, siis keegi on, kes külvab need lusted. Vaenlane, kes neid külvab, on kurat. Aga lõikus on maailma ajastu lõpp. Lõikajad on englid. Me praegu sellel ajal elame lõpu ajal ja see on väga praegu nagu see kronoloogiline, eks ole, seda, kes on esimene, kes on teine, kes on hea, tasub teada kõik seda, kuidas seda asi toimib praegu vaimumaailmas, ma mõtlen. Ja lõikajad on inglid. Ja siis edasi 41, inimese poeg läkitab oma inglid ja nemad koguvad tema kuningriigist, kuulge, tema kuningriigist, Jumala kuningriigist, kõik pahandused ja kõik need, kes teevad, mis on käsu vastu. Ja vot see koht mind pani koha, ma ei tea, keema peas ja südames ja kõik. Et me teame siin, kui ta räägis selles tähendamissõna põllulustes, ta ütles, et maailm ja siin ka, et maailm on see põld on maailm, eks ole, põld on maailm. Ja ma räägin praegu nagu tunnistan, et ma arvasin seda nagu maailm, see on maailm. Ja loomulikult seal on veel lusted, seal kurat on külvanud ja külvab siiamaani ja kõik. Aga siin on, vaadake, meid nimetatakse, eks ole, et me oleme nagu Jumala kuningriigi lapsed. Ja nüüd ta ütleb niimoodi, et ta võtab kõik pahandused ja kõik need, kes teevad, mis on käsu vastu. Tema kuningriigist. Tema kuningriigist ehk meie hulgas. Ehk meie hulgas armas kogudus. Lusted Jumala kuningriigist. See pani mind väga kainestuma. Ma kuidagi mõtlesin, et kindlasti lusted, need, kes ei kuule Jumala sõna, kes on nii nagu siin iseloomustatud, on pahandused, kes toovad ja kõik need, kes teevad, mis on
käsu vastu. Tähendab, et see inimene peab tundma seda käsku, eks ole, mis Jeesus Kristus. Tähendab, meie hulgas need on lusted ja loomulikult seal tähendamissõnas seal on kirjutatud niimoodi, kui need lusted ilmusid selle niisuiva vahel, siis need, kes need olid, ühesõnaga töötegijad küsis, kas me lähme ja tõmbame välja, ta ütles ei, las nad koos kasvavad, eks ole. Muidu kui me tõmbame seda lustet välja, siis niisu ka võib rikutud olla, eks ole, et kasvavad koos. Aga lõpu ajal inglid saadetakse ja esimesed, mida inglid teevad, et oma inglid ja nemad koguvad tema kuningriigi kõik pahandused, kõige esimene, mis inglid teevad, lõikus tuleb ja mida nad teevad ja kõik need, kes teevad, mis on käsu vastu. Siin on kohe nii konkreetne vastu või seletus sellele õpetusele, mis nagu öeldakse, et Jumal armastus on ja Jumal mitte kedagi inimest sinna ei viska või ei vii sinna. Ja edasi öeldakse niimoodi, et mis on käsu vastu ja heidavad nad tuleahju ja seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Ja siis paistavad õiged nagu päike oma isa kuningriigis. Halleluja, puhastus. Jumala kuningriigis enam toimub puhastus. Näite kohe sõna peal sai puhastus. Mind see räägis väga tõsiselt. Kes mina olen? Kes mina olen ja kuidas mina elan? Kas minu teod ja minu olemine, ühesõnaga, kas ma selle käsu, mis Jeesus Kristus on jätnud meie, et armasta oma Jumalat kogu oma südames, kogu oma jõus, kogu oma hinges, kogu oma väes ja liigimised nagu iseennast. See on see käsk, mis nagu Jeesus ütles, et see on prohvetid ja tõde ja kõik selles asjas, eks ole. Ja nüüd on analüüs, kas see asi minu elus toimub, kas see käsk mul iga päev on, kas ma täidan seda, mõistate seda. Või ma olen juba hulgas neile lustega hulgas ja see on kuningriigis, see mind just see mõjutas, et see on nagu silmad läksid lahti, see on, me ei tea, kuidas Jumal praegu iga ühte näeb meid, eks ole. Me ilusti mõtleme kõik, et me olime, kõik on okei, kõik on päästetud ja kõik, aga tegelikult Jumal näeb just, mis südame sees on, eks ole. Mida me teeme ja kuidas me teeme, kui me teeme? Et mis arvestusega või ma teen sellepärast, ma mingi kaasus saan sellest, eks ole, kõik näevad võib-olla, et ma seda käsku pean, eks ole. Et me tahame nii oma tiibart nagu joonistada või juurde panna ja reklameerida sellest, eks ole. Nii et see asi, et inimese poeg läkitab oma inglid ja nemad koguvad tema kuningriigist kõik pahandused ja kõik need, kes teevad, mis on käsu vastu ja heidetakse need hirmuse kohtadesse. Ja häda sellele ja kahju need inimesed, kes mõtlevad teisipidi, et see asi ei toimi, et Jumal mitte kedagi ei viska sinu tuleahjusse nii-öelda ja inimene ei kannata, sest Jumal on armastus, siin on selge sõna sellele, kes seda ei usu ja levib seda vale. Meil probleemi oli vanglas sellega. Me räägisime nii, nagu Piibel räägib, eks ole, et 2 kohta on, aga teine kulutaja vanglas oli, kes räägis, et ei ole mitte mingi, ei tule ja ei põrgu ja mitte midagi ja umbes mis tahavad, Jumal on armuline. Ja see on väga ohtlik õpetus. Jumala kuningriigis seda puhastus toimub enne ja siis õiged nagu päike oma isa kuningriigis paistavad. Halleluuja. Siin selles tähendamissõnas põllulustes siin Jeesus ütleb,
et lõikajale, et koguge enne lusted ja siduge vihku ära põletamiseks. Nisu aga koguge kokku mu aita. Halleluuja, halleluuja, see lõigus tuleb, kui me jääme õigeks Jumala silmis usu läbi Jeesuses Kristuses ja ainult tema läbi ja ainult tema lunastuse läbi, ainult tema verevalatud läbi meil kuulub see, mitte mingid oma tegevused ja ärateenimised. Halleluuja, me mõistame seda, eks ole, kogudus. Halleluuja, aitäh. Ja seda, kui ma lugesin, ma mõtlesin, Jumal, see on tõesti, kui siin on kirjutatud, et see kuuri käib ja külvab, eks ole, kuuri käib ja külvab. Ja praegu vaimumaailmas, nii nagu Moosese raamatus kirjutatakse, et nii kaua, kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõigus. Ma esitasin omale ka küsimus. Külv toimub seda, see on püsiv tegevus. Kuni maailma lõpuni toimub külv ja lõigus. Mõistate? Ja kurat külvab ja Jumal külvab. Ja nüüd jälle, kes meie oleme, missugune pind meie oleme, kelle jaoks. Ja see hea pind, öeldakse, et ta kukub see seme, Jumala seme ja see kannab palju vilja, 30, 60 ja 100 korda, eks ole, nii et see on meie pind, meie südame. Aga kuidas me kündame seda? Kuidas me kündame seda põllu, südame põllu on vaja künda, et see seme, Jumala hea seme vaimu läbi kukus meie südamesse. Hiob kord ütles, nii palju kui mina, mitte Hiob, aga tema üks sõbrades, et olen näinud, kes külvavad üle kohut ja külvavad õnnetust, need lõikavadki seda. Küünavad. Meie süda vajab kündmist, aga mitte see need on mõtted, eks ole, kellegi kohta või millegi kohta või niimoodi. See kündmine toimub, eks ole, et missuguse semnele siis on parem sinna kukkuda, kas kuradi semnele või Jumala semnele. Mõistate? Oleneb sellest, mis mõtted, mis me otsustatud oleme, mis teed pidi me otsustame käia. Hosea raamat ütleb niimoodi, et te olete küünnud õelust ja lõiganud ebaõiglus. Kuidas palju sõltub sellest, mida me oleme külvanud ja kuidas me oleme oma süda hoolitsunud, et Jumala sõna jääks. Kas ma olen õige teel? Kas ma teen seda, mida Jumal ootab? Amen, kallis kogudus. Ja see külv kogu aeg toimub, ükskõik kus sa oled. Aga küsimus täna on, kelle jaoks sa oled andnud oma südame, et kes külvab sinu sisse. Mis seme kukub, see saab kasvama ja toob lõigus vastavalt, eks ole. See on nii loogiline, vaimumaailmas me ei näe, aga tegelikult me näeme siis, kui juba seal tärkab seda viha ja kurjus ja mitte sõnakuulelikkus ja kõik, eks ole. Viljadest te tunnete, kes on see. Mitte see, kes räägib ainult head asjad, aga see, kes teeb õiget asja. Jeesus niimoodi andis iseloomu jüngridele, kui nad küsisid, keda. Nii et täna jälle Jumal paneb meile, et me oleksime väga tähelepanelikud oma elu pärast, oma käitumise, oma valiku pärast. Väga külvake enestele õiguseks, lõigage vastavalt vagadusele. Rajage enestele uudismaad, Jumal annab kogu aeg uut meile toidu, iga päev, kui me tõesti tahame, hoolitseme oma seisu pärast ja sõltuda ainult temast, tema tahtes. Jumal annab kogu aeg uut midagi, iga päeva jaoks, praegu nii muutub ju kiiresti olukorrad. Nii muutub, et need info ja kõik see lihtsalt ei jõua selle järgida, eks ole. Aga kui me oleme häälistanud Jumala peale, siis sealt tuleb nõu.
sealt tuleb nagu tee näitamine meile. Rajage ennastele uudismaad, sest aeg on otsida Jehovat, kuni ta tuleb ja õpetab teie õigust. Nii et aeg on niisugune, et Jumala kuningriigis praegu üle maailma nähes, mis toimub, juba lõikus toimub. Jumala kuningriigis need, kes ei allu Jumalale, need, kes ei tee õiget asja, kuidagimoodi Jumal juba puhastab seda kuningriigi ja juba kogutakse need kokku. See on tõsine süna. See on tõsine sõna. Ma toon näide praegu. Eelmine kord siin palvekossulikult me näitasime seda Charlie Kirkis seda video siin ja nägime, kuidas rahvas läks tema järgi. Noored ja kõik, mis on ärkamine ja palju said Jumala lapseks, võtsid Jeesuse Kristuse vastu ja kõik. Ta oli väga tuline kristlane, evangelist. Ja tema kuulutus, et ainult Jeesuse veri läbi, ainult tema lunastuse läbi ma olen päästetud. Ta nii julgelt räägis ja selge evangeelium räägis. Ta räägis seda tõesti, mis Piibel ja mis Jeesus Kristus on õpetanud. Aga nüüd me kuuleme, et asi on halb, asi juhtus temaga. Teda mõrvati, teda tapati. Ja miks see juhtus? Juhtus on sellepärast, et ta ei olnud väga valvas olnud. Ta ei olnud väga valvas. Ja asi juhtus, et see, kes külvab seda lustet, pettis teda ühesõnaga. Ta tegi lepingu kellegiga, poliitika ühesõnaga. Ta läks väga palju poliitikasse, kristlane läks väga palju poliitikasse. Aga need nii-öelda poliitikad, kes katavad ennast ainult Kristusega, nendel oli teine plaan ühesõnaga. Ja kui tema sai aru sellest, siis ilmselt ta oli selle poliitika vastu, ei nõusnud nendega. Ja loomulikult, kui sai seda paljastatud, siis oli vaja teda koristada. Saate aru, ta oli mitte valvas. Kellega ta sõprustab, kellega ta lepingut teeb, kellega ta palvetab koos, kellega ta kutsub oma saadetele televisioonis olla. Nii et see on üleskutse praegu meile kõigidele, kes külvab seemed meie ellu. Kas kurat või Jumala poeg. Olgem väga tähelepanelikud. Ja sellega on kõik. Nii et tõuseme ja palvetame ja täname Jumalat ja palume, et Jumal tõesti annaks meile tarkuse ja ilmutusvaimu tunnetada teda. Et ei saa kahte kuningat teenida. Olete te nõus sellega? Või Jumal või see teine, kes võib väga kasulikud asjad sulle pakkuda ja eksitada sulle. Aga Jumal aidagu meid käia valguses. Amen. Isa kallis, me täname sind selle õiguse ees. Ja selle lootuse eest, mis on sinus. Me täname Jumal, et me võime igal ajal tulla sinu juurde ja küsida sinu käest nõu. Ja sest me mõistame, et ilma sinuta me ei või mitte midagi teha. See on tühi töö ja vaimu näärimine. Isand, me palume praegu kogu kristlaskonnale siin Eestimaal. Isand, selge sinu näpunäite, sinu suunda näitamine, et me võiksime järgida sind, nagu sina oled ükskord oma jüngritele öelnud, kui neil oli mingi pretensioon teise nii-öelda kristlase kohta, sina oled konkreetselt öelda, aga teie järgige mind.
Jumal kallis, me palume seda, et see oleks meile ilmutuslikult, et me võiksime ainult sind järgida. Mitte ühte inimest, kes on väga võimekas, kes on väga hea jutuga, kes on väga tark, kes väga oskab kõik seda kanaldada. Jumal kallis, et me võiksime järgida ainult sinu järgi, sest sina oled ainukene tee, tõde ja elu. Ja me palume seda, Jeesus kallis, aita meid oma armust. Jumal, et me ei eksiks, et me ei läheks mitte kellelegi mingi konksu peale, ei saaks petetud ja eksitatud ja teisi eksitama. Isand, me palume, hoia meid tõest. Ainult sinu sõna on tõde. Ja me palume seda, Jeesus kallis, kogu kristlaskonda praegu, Isand, üle Eestimaad. Siin maa peal ja seal kaugemale saartele. Jeesus juhata meid, Jeesus õpeta meid. Ja luba, et me võiksime tõesti olla kogu aeg elu lõpuni sinu järgijad Jeesuse nimel. Amen. Amen.